nii, mikrofon 1 töötab, mikrofon 2 ka kohe töötab. vaatame. Töötab. Ma näen kõik ära. Aga kolmas mikrofon? Ei ole. Aga kolmandat mikrofoni. Jah, seda on ka väga jutukas. See on pühapäev, on 7. juuni, kell on 12:13, päike paistab. Ja meie tulime telkima esimest korda kolmekesi. Jah. Meil on palju uut ka kaasas, lisaks uuele liikmele, keda te juba näinud olete. Aga meil on ka uut varustust. On või? Jaa, meil on uus telk, meil on madrats ja midagi võib-olla veel. No vaadake, kui hästi mul auto on ära pakitud. Ütleme ausalt, kui me kahekesi käisime, siis oli hullemini. Ja ütlen kohe, et tegelikult see autosse mahub päris palju asju ära, et siin on isegi ruumi. See auto on päris seksikalt mul ära pakitud, siin nii vedel ja mingised kotid, kilekotid, maksimarketid ja suurem osa on ka veel katuse boksis. Ja kes nüüd tahab näha, kus siis on vanker, lapsevarustus, see on nüüd nii ägedasti siin. Ta on nii kinni siin. See on ka siin peal kinni. Siit on kõrvalt näha ja seega praegu on natuke kehvasti näha, aga siin on isegi igaks juhuks veel kummid ka üle tõmmatud. Ja teiselt poolt on ka kinni ja näete, rattad isegi on alt ära võetud, et nii ägedasti kompaktseks läheb. Ja kõiksugu nodi on siin nüüd olemas ja siin on meie uus peretelk ka kenasti. Hästi suur kena. Selle paneme üles, siin on veel veed ja isegi, ma ei tea, Reili soovis. Meil on asju ka kaasas, mida võib-olla vaja ei lähegi. Siin on gaasikiirgur. Igaks juhuks õhtul on äkki jahedam. Siin all on siis meie põhikohver. Siin peal on nüüd kinni. Klõpsudega kinni on siis selline lahtisem kast, kus on ka sellised asjad, mis sealt välja nagu ei lenda. Ja niimoodi me siin kenasti olemegi sees. Mõte oli küll tegelikult minna teisele platsile, ei ole kaua Eestvere lõkkeplatsil käinud, aga kuna lubab vihma esmaspäeva öösel vastu teisipäeva, siis kui paremaks ei lähe, siis siit on meil mõnusam hillilt ära minna. Ja vaatame, paneme kõik järjest ülesse ja siin on muidugi ka võib-olla vähem sääski ka, et ma tean, et Elistvere on ilus koht, seal mõisapark, aga seal on tihti rohkem sääski. Üks komponent siis väljas, tööhoos, töörežiimis ja tööhoos. Täna on päris sossu, et kohe ei hakkagi siin mingisugust kasukat selga ajama talle. Vaat siin ta siis mul oli, selliste näpitsatega kinni. Ja siis siit järjest, need on tema villased asjad, neid pole vaja praegu. Ja kaugemal harjutatakse lasketiirus siis laskmist. Käib ka pühapäevaste toimingute juurde. Tublid harjutajad harjutavad ka pühapäev. Las nad harjutavad. Illi telkimisala on siis tuttav teile. Siin on neid platse järjest sinnapoole ka. Ei ole siin kordagi telkinud, aga täna siis telgime ja uue telgiga. Näed, praegu natuke hängeldan veel, kuna tarisingi nüüd selle põhivarustuse. Siin on need põhivarustus meil, all on siis kohver, peal on lahtine kast, ka raudtest ostetud. Mingisugune üks allumine oli natuke üle 50 ja ülemine 25-30. Ei mäleta, kui ostsin tegelikult ammu juba valmis. Jah, ette. Ja sai ostetud nüüd ka ikka natuke tõsisem peretelke ja heade soovituste juhiste järgi jõudsime Decathloni lehele. See on nüüd täispuutavate kaartega selline natukene siit pealt näha. 2-ruumiline pimendatud magamistuba, seda kõike siis näete. 15 kilo on siis see hetkeraskus. Minul nüüd käsipump kaasas ei ole, võtsin elektripumba. Nii, aga jah, telk tuleb esmalt ikka üles saada, sest siis on hea Preilil pisikesega telgis juba toitmist teha, muid toimetusi teha. Et ega see siis utsitab. Plats on siin kuskil. Hea varjuline koht. Ei paista see päikese nii palju peale.
no meil oli siin natukene vigisemist, aga siis, kui puhas mähku alla sai, siis meil hakkas kuidagi huvitav siin. No, kellel ei oleks siin RMK laua peal huvitav pikutada. Kes siis pikutavad RMK laua peal? Väga pisikesed ja väga suured suvitajad või? Mina teen siis väikest akrobaatikat ja kui alati on Harri kaasas. Neid käbisid tuleb ju ära pühkida. Väike chill, jah? Ega siis töö eest ära jookse meil on ju. Aega küll meil neid käbisid korjata ja telk üles panna ja aega peab süles ka olema. Midagi. Siit on parem vaade. Jaa. Siit näeb ümberringi. Joo. Pisikene, kus sa oled? Ta on korra olnud siin, aga siis ta magas maha kogu retke. Asjo. Tema on meil täna siis nüüd 6-nädalane. Jah. Sai öösel 6-nädalaseks. Sai öösel 6-nädalaseks. Suur mees juba. Mõtle 1,5 kuud juba. Joo. Jah, nüüd on juba rohkem uudistamiseks mahti ka ja kael on tugevam nii-öelda, et saab rohkem ringi vaadata. Ilmselt näeb ka kaugemale juba. Jaa. Nii, kuna pisikesel on ikkagi üle 3 tunni juba viimasest söömisest möödas, siis tuleb enne telgi üles seadmist võtta katusepoksist tool. Ja nii muuseas näitan ma teile, mis meil siis siin on. Siin on pisikese vahetusriided, preili vahetusriided. Näed, siin on üks tool, siin on meil matkalaud, kaasaskantav hea pehme mähkimisalus. Siin on hea ka peal niisama sillerdada. Siin on magamiskotid, minu tool, siin on seljakott, uus madrats meil ja pisikese tool. Et mahub küll, mahub. Täitsa mahub. Korra mõtlesin küll, et vaja 2-korruseline katusepoks, aga 1-korruselist maajelm. Nii, paneme siis telgi üles. Teie jaoks läheb kõik imeliselt kiiresti ja sujuvalt. Jätke see muu pool minu jaoks. Aga nii peabki. No ütlen ka, et siin ei ole mingisugune koostöö hetkel Decathloniga. See on nüüd puhtalt ise ostetud, nii et ise vaatame, kuidas see tulemus meile sobib. Ja siin on isegi juhend. No võt, kõik sugu värki. Aga eks ma siis natukene siin teda scrollin lahti. Tüüpiline mees, et kes ikka juhendeid loeb, jah? No ma ikka juhendit vaatan ka. Nii, no võt, piilusin korra ikka juhendit ka. Esmalt tuleb panna siis otstest ja teiselt poolt otstest 4 vaia kokku. Ja seejärel läheb pumpamiseks. Ja kõik sisu peaks juba sees olema nii-öelda ühes tükis. Ja vaata, kui äge on see vaia kott. No, see on ikka selline korralik vastupidav. Ja noh, vaiad on ka täitsa huvitavad. Siin on muidugi erinevad sorti neid. Ühed on sellised. Need on põhivaiad. Ma võtsin muideks oma pikad ka kaasa. Kunagi ei tea, aga ma panen need ära siin. Ja siis teen näete jälle juba järgmist sammu. Kes nüüd tahab väga põhjalikult detailselt näha, kuidas see telk üles läheb, siis jumala eest. Soovitus. YouTube'i kirjutada see telgi nimi. Päris populaarne telk. Ja seal on igasuguseid karvalisi, sulelisi, habemega ja habemeta härrasid ja preilisid, kes on seda üles pannud. 4 põhivaia on nüüd sees ja nüüd on siis pidulik hetk. Ajame telgi püsti. Kasutan selleks siis akupumpa. Ja ahah, akupump ütleb 0. Vahepeal on demupump tühjaks saanud. Kuu ajaga seistes, aga pole hullu. Meil on kaasas EcoFlow akujaam ja supercharger režiim. Telk sai üles. Selge. Õigemini, noh,
ega ta rohkem ei lähe. See on selline varjetelk, et sealt saab sisse roomata. Ta on täpselt nii kõrge, ühesõnaga ta tuleb sinuga kaasa. Kui sa püsti tõused, siis ta tõuseb ka. Kui sa lamama hakkad, istud, ta langeb ka. Okay. Selline. Et öösel sisuliselt keegi ei näe, et ma kuskil tõlgin. Kompaktne, väga efektiivne. Aga kes midagi, ei, tegelikult päris hästi. Mis siis on, et vahepeal lasta siis laeb meil siin tegevist küll. Panen siin vaikselt köögiasjad valmis. Meil on siis siin väliköögisektsioon tuleb, siis hea pärast siit nodi võtta. Vesi on meil siis kaasast nende külmade termostega. Nendega nii hea, siin on külmvesi sees. Püsib pikalt jahedana ja on metallis. Ja siis midagi. Aga ma ausalt, sa pole suvel katsetanud, kui põuade jahedana püsib. Me oleme suvel tõesti katsetanud neid 5-liitrised plastikpudeleid ja siin ma saan öelda kõigile, need külmaks ei jää autos. Jah, aga see jääb kindlasti kauemaks. No, jumal ees, mul ainult hea meel selle üle, kui ta kauem jääb. Ja siis joome siin vabajooke, nullivurtsu ja kalja ja nulli alkovaba siidrit. Ja mis siis ikka? Niimoodi me siin kohaneme, pisike jälle magama. Vahepeal tahab, et ma kiigutaks teda, siis magab edasi. Õige. Nii, mis siis nüüd vahepeal toimus, natuke läks vahepeal üldse aega mööda ja heas mõttes, et mis siit nüüd tarkused ära. See temupump jääb jõust väheks ja ma ei võtnud keldrist seda jalgpumpa kaasa, võin öelda, ütleme seda madratsipumpa, mis ülevalt alla sõtkumisega on. Ja siis ma pidin Gorilla teibi appi võtma. Ja mul on autos siis, ütleme, rattaste pumpamiseks. Ja siis ma pidin võtma selle temu laiem otsiku, mis läheb siia pessa ja tegema ülemineku siis peenemale otsikule. Ja niimoodi siis sain praegu ära. Aga siit tarkused ära tuleb võtta see õige pump ka ikkagi kaasa. Et see temu teeb 2/3 täis, aga tal siis see rõhk läheb juba nii suureks, et ta ei jõua enam lihtsalt neid kaari. See on nagu selle paadiga oli ka. Jah. Mis siis vahepeal? Ilm on nii ilus, kell on ju 2 läbi. Pühapäev, et rahvast on igat moodi. Üks on veel siin vaba. Vast jääb vabaks, et siis siit sädemeid ei tule. Aga muidu jah, siit tuleb panna paar varrast, trimmi tõmmata ja siis lähevad vaiad. Sinna keskel läheb ka üks. Ja kui see kõik tehtud on, siis näitan. No nii, telk sai püsti. Nüüd on jälle chill-pilje. No ikka igasuguste töö vahele käib üks väike õtsumine süles ja ühiselt vaatamine. Näeb paremini. Täitsa külm vesi. Ma panin selle vee üleeile. Eile viisin juba autosse. Sama jahe nagu samal hetkel, kui kraanist lasin. Nii et toimib. Vahepeal siis sai telk oma peaaegu täis hiilgusesse üles. Ehk ta siis siin natukene veel sileneb. Aga jah, panime põhilised vaiad ära. Ja vaatame, mis siis see on. Täpsem mudel on Quechua Air Seconds F&P 4.1. Sellest räägime teinekord, mis see Quechua tähendab. Ise ka veel ei tea. Aga esmamulje siis. Esmamulje on selline, et kõik see põrand, mis siin näha on ja kõik see on nagu ühes tükis. Kuskil eraldi me praegu ei pidanud seda panema, kuigi näete, siin on lukk, ehk siis põranda saab ära võtta. Siia ma panin
veel lisa siis sellise alumiiniumpulga. See on siis ees ruumi lae siis pinguti, mis siis selle eriliseks tegi. Siin on nüüd tavaline kileaken, aga siinpool on siis peaks olema võrkaken. Jep, võrkaken. Siis uks käib suuresti lahti, aga siin on ka olemas selline võrkuks, et selle saab täitsa niimoodi teha, et sätikad ise sisse, aga ise istud siin mõnul, et odavamal telgil seda ei olnud. See mudel maksis 360 €. Selle ostsime siis täis oma raha eest välja. Ja just eriliseks tegi ka see, et siin on siis magamistuba on pimendusega. Ja meie asukoht on praegu väga hea. See on selline õhtusem päike, paistab peale, aga hommikune päike on nüüd just telgi tagant ja oleme kenasti varjus. Seal taga on ka näha üks lukk, sealt saab ka lahti teha, seal on ka õhustatus, üleval on õhustatus ja mõnus selline pimendusruum ja sealt alt on ka õhustatus, et see on selline küllalt oluline oligi meie jaoks hea õhustatus, et oleks seda õhku kogu aeg. Ja no vot, sellise telgiga siis vaatame vast üksjagu ja kui läheb jahedamaks, kui on vaja ahjuga, siis vaatame Helspordi tipitelgi. Vot nii. Pisike jäi siis selle jama peale tudule. Aga hea õhk ka. Uhkama peab. Ja meie siis sööme väike kiire eine, mulgiputru, kotletti. Ja nii ta käib. Mototroni gaasipliidiga. Vaadake Mototroni kodulehte, kui veel ei ole vaadanud. Täna me kasutame päris mitut Mototroni abivahendit. Telki läheb pärast laud. Aga sinnani me veel jõuame. Praegu on meil varjualune nii hea, et mingit telki ei ole. Telk praegu on päikse käes. Väga palju siia metsale ei tahtnudki rohkem tuua. Siin on juba lohud. Ja siin on juba siis juurikas. Noh, pole hullu. Hele telk võtabki kuumust vähem sisse. Just siin arutasimegi, et Kelly ütles, et raseduse ajal, et kohe üldse ei maitsenud see mulgipuder sealihaga, et miski oli vastu. Et nüüd on päris hea. Siis tuli veel üks naljakam lugu meelde, et noh, ikka aurutame kodus lillkapsast ja brookolit ja nii edasi ja ma ei tea, see oligi vist, mis sul oli, 3. kuu või 2. kuu. Jah, alguses seal esimeses trimestris ja siis kohe, kui mina panin lillkapsa aurutisse, siis oli Kelly kodust väljas. Lihtsalt ütles, see lõhn oli nii, ma ei tea, imelik tema jaoks, et ta pidi minema nii kauks õue, kui mina oma lillkapsa ära aurutasin. No, ärme söömisest räägigi, selle sõin mina muidugi kiiresti ära ka. Ja siis ma rohkem enam ei aurutanud kogu raseduse aja lillkapsast. Nüüd ma jälle vaikselt aurutan. Aga nüüd pole probleemi. Telki läheb siis meil Mototroni välilaud. Seda olete näinud. Läheb ta niimoodi mõnusalt lahti kokku volditud režiimist. Ja ta on hea laud, sellepärast et ta on suur. Pindala on ka tähtis. Ja ega siin nalja midagi ei olegi, aga peale ja klõps ja ongi asi paigas. Nüüd ma teen õigesti, jalanõud jätan ikka välja poole ja üks asi, vaatame selle tagumise õhustatuse ka siit. Näed, siis on juba see ka. Selle saab siin ilusasti kokku keerata. Ja sain suure osa neid ära. Neid käbisid. Noh, mõned ikka on väiksed. See ongi hea, masseerib. Tunned, üks koht jala all. Täpselt tahab, no siis liigutadki. See ka hea.
nüüd on muidugi õhustatus veelgi parem. Kohe, kui selle külgmisega lahti tegin ja seda eesmist ka rohkem, siis on täitsa hea. Täitsa tipp-topp. Ja see, kus on kile, see võib kinni olla. Ja. Kes siis loeb uudiseid, jah. Minul on siis see tool, see ei kordu. Oleks suurem ka tegelikult mahtunud, aga see väike on ka hea mugav. Ja mina loen neid. Võtan järjest raamatukogust ja kui loen ja loen. 4 kaupa võtan. Hea lugeda ja huvitavad. No näed, jälle üks hea lahendus lauale telgis. Meil on siin oma väike mähkimisnurk. Anja. Jah, aga ega me nüüd seda protseduuri filmima ei hakka. Vaadatakse kaamerat ja kui mähku all ja nüüd on hea uurida nüüd nagu esimest korda telgis. Me ka esimest korda siin. Me oleme ka esimest korda. Ja. No näed. Ahah. Ja. Siin on hea süüa ka niimoodi 4 seina on ümber. Ja kui tahad väga palju privaatsust pisikene, siis lähed siia pimeruumi sööma. Ja. Pimedast vast jääb paremini magama ka. See on ilmselt päris hea magada, jah? Ilmselt magab ka pikemalt kui meil kodus praegu, sest see läheb suht ruttu valgeks. Nüüd jätame sööjad sööma ja söönuks saaduks. Pisike juba tahab. Head söömist. Uks võib lahti olla, tõb õhku. Aga see või? Selle ma olen kinni pannud. Nii tore, kui ilus ilm häid sõpru ka ligi meelitab, et pesakond ka tuli meie sekk ilusat ilma nautima ja magusaid rõngupagari hõrgutisi tooma ja meie pisikene siin ka chillib juba. Poisid on nii suureks kasvanud, Tarkot ei tunne äragi. Viimati jaanuaris nägin, siis oli nagu 10 sentimeetrit lühem. Nüüd on nagu... Terko oli ka minu mõnest täitsa teistsugune. Terko, võt seal nüüd, näed. Tema on korilane juba. Tema korjab juba seeni. Tema on külakurnaja. Külakurnaja. Vaata see, kuidas ellu jääda. Naabrid tegid šašlõkki ja mingit asja veel. Ilma mingite filtrideta lihtsalt lõimus ja kogu lugu. Tegi arvuse näo pähe ja sai kohe. Jaa. On väga raske teha armsat nägu, nad on mõlemad üsna kaagi nägu praegu. See on see pigem, et kui ei anna, siis nagu tulevad järgmised kiilakad, kes on veel suuremad. Ai. Nii tore oli, sõbrad tulid külla. Mina ei teadudki, see oli meeldiv üllatus ja toodi pisikesele ka üks vahva kombinatsioon. Kas mulle ka sobib või? No, täitsa sobib, aga natuke just väike suurus. Ei, laseme enne väiksel kanda. Siis kui väike kasvab sellega nii suureks, nagu mina olen, siis see nii asi, et siis ma proovin ka. Ta vist venib hästi. Jah, bambus. Näed, bamboo fiiber. See on selline äge loodusvärvides, et varsti saab selga. Roomama hakkab, siis liiab ülesse. Siis kui roomama hakkab, siis me ei näe, kus ta on. See on nii äge asi. Ja midagi, ajasime paar tundi juttu ja nüüd siis naudime õhtut edasi. Teeme grilli, šašlõkki on, aga sütt me ei hakanud kaasa võtma. Teeme ikka siis ehedamalt, looduslähedasemalt ja kasutame seda okaspuud. Risupliidis panen käima, tegin siis väiksemad halud, siis kõrgus on ju piisavalt hea. Siia tasemeni see hõõguv materjal niimoodi vaikselt tekib ja siis on hea peale panna. Saab hakkama küll. Sellise lahendiga läheb väga-väga vähem materjali ka vaja sama tulemuse saavutamiseks, kui lihtsalt teeks lõket. Nii, preelikene chillib telgi ees, väike mees magab. Sellel ongi nüüd selline režiim,
siin all on nagu näha, on sellisel tasemel siis söömaterjal ja et ta väga kiiresti ära ei põleks, siis ma lükkangi selle luugi kinni, siis hoiab paremini siin kuumust. Ja peale sai siis sealiha šašlõkke. Teine hea asi suuremate lõkkeplatside telkimisalade juures on see, et kui on rahvast päeval, siis kõik kolded on täis lehtpuusütt ja seda on ju hea natukene juurde panna. No nii. Sinul on nüüd kõtu vist jälle täis. 3 tundi hooleta. No, siin õhtul vist ei ole täis 3. Võib-olla 3,5, võib-olla 4. Jah, mis see kell on? Kell on 8:30. Minul on sealpool ka šašlõka valmis. Paneme kõrvale siis midagi head veel. Sööme ka. Preilil veel mulgiputru ja minul on mingisugust aasiapärasust, mis on vist minu kiik siis ainult. Jah. Kindlasti, jah. Ja sina siis tuled vaatad pealt ja nagu ikka. Väga ilus ilm. Meil plaan oli 8 tulla, aga tõenäoliselt me homme lähme ära, sest ilmateade vist ei lähe paremaks, aga hommikul vaatame üle, mis ta siin esmaspäeva vastu teisipäeva lubab veel. Kas läheb paremaks? Arvestades, ta loob kogu öö vihma siis ja üsna korralikult, siis kui ta natuke paremaks läheb, siis on vihm ikka. Jah, no mis nüüd? Sul läheb juba müts läheb pähe. Silmad, et Preili paremal pool mulgipuder versus minu vasakul pool kaunvilja kauss kiinuaga. Päris äge. Ma arvan, et sobib. Mulle alati meeldivad sellised teistmoodi asjad ka. Ja hea, kui Preili on siis selline traditsioone hindav. Siin läheb kiiresti. Ja tisu. Aitäh. Ma siis taimetoidu peal, jah. Mul on ainult roheline. Asju. Jah. Mul on vaid punast ja. Aga miks sul siis punast ei ole ja? Ja. Jumal siis lõika roheline. Salvesti kaunvilja kauss. Täitsa tipp-top. Ei olegi nii tšilline või vürtsikas. Täitsa mahe. Paneks isegi veidi soola. No aga miks siis mitte? Soola meil ju on. Aga tegelikult liha on soolane. No, liha on kesktee, siin on preilivärk, siin on siis minu kausi-mausi. Siit on tegelikult hea võtta pannist soojem. Ja Armeenia šašlõkk koopi tehtud. Ka. Praegu mul läks meelest või jäi panemata marinaad, see pakendis olev vedelik, et alati on veel hea panna veel lõpust peale. Aga praegu ka tipp-top. Võtame, täna mul ei ole midagi erilist. Maidumoosid on mul peaaegu otsas. Tuleb jätkata tavalise ketšupiga. Saame sellega ka hakkama. Ja midagi. Nii ta käib. Hea tisu. Teile ka kodudes. Hea tisu. Teile ka hea tisu. Pange video pausile ja mingi võtke külmkapist midagi hääd. Ja siis vaadake edasi. Nii ütleb alati meie hea sõber Romeo. Tervitame siit poolt Romeot. Jah, tervitused sulle. Kus iganes see oleks, kas lõunas või põhjas? Metsas. Metsas. Õigus. No vot, kõht täis. Ilm on ilus. Kell on peaaegu 10. Pisike ja Preili läksid kuhugi veel vankerdama. Mina siin siis pakin välinodi kokku viisakamaks ja siis sisustan telki. Ja täna siis on meil vot selline asi ka.
selle muideks sai Preili endale sünnipäevaks pesakond Jürgensonidelt ja ei ole me veel jõudnud ju kuhugi sellega minna ja täna esimest korda. Et see on ka siis ise täituv madrats nii-öelda, pumpa polegi vaja. Me oleme sellise asja peal muidugi maganud, väga mõnus. Näed, 8 sentimeetrit paksust, peaaegu 140 laiust, 200 pikkust, väga viis. 220 kilogrammi siis saab sellele peale. Et näete, selline kena suur mõnus madras on ka tähtis. Magame siis ennast korralikult välja, nii palju kui pisikene laseb. Pisikesel on nagunii oma öised ärkamised ja toimetused. Ja mina siin siis hakkan vaikselt niimoodi nüüd settima. Näed siin üks laud hästi nüüd kasuks mähkimislauana. Siis siia magamistuppa ma panin juba valgustuse. Siia siis, siin on 2 konksu. Konksude vahel tõmbasin ühe selle rästikummi. Ja siia siis panen selle madratsi ära. Oot, niimoodi. Siin on veel klõpsudega kinni. Ja näed, klõpsudest vabaks ja paneme paika ära. Siin on siis in, sisend, õhk sisse ja out. Õhk välja. Nii et ega meil tuleb siis avada õhk sisse ventiil ja hakkabki täituma. Jätame selle siia. Nii, kuidas siin siis telgis vahepeal lood on. Vanker on sees. Pisike on vankris. Siin on tema boks. Siin on tool. Siin on mõned asjad. Siin on ruumi. Armiteki riputasin siia. Seal taga on siis üks teine valgus. Ja praegu siis madrats on siin selliselt. Siin on magamiskotid, padjad. Vot, täitsa nagu kodus. Väga mõnus. Ilus valge põrand. Ja, seda peab siin niimoodi hoidma. See käib õnneks ära ka, et lukkudega on ta siis ümbert ringi. Võib-olla enne ütlesin ka. Aga see on ka hea lahend. Ja sääski ei ole õnneks. See on kõige parem. Super äge. Gaasikiirkoor ka kaasas. Pisikene siin ka magab. Tema magas ilma kiirkoritega. Temal on hea. Reedile natuke sooja juurde. Aga muidu jah, niimoodi me siin oleme. Kuidas me siis siia magamistuppa mahume? Mina lähen sinnapoole. Preili on siin keskel ja pisipoiss on siin vasemal. Vot, ruum üksjagu. Võib-olla saab selle madratsi teistpidi veel keerata ja eks me proovimisvõimalusi küll ja küll edaspidi. Ja siin siis jah, tuleb väike soe ja niimoodi siin mõnusalt. Nüüd enne läks meelest hea tööd öelda, aga kell on nüüd juba 2:30 öösel ja meil oli just siis öine söömaaeg. Või siis hilisõhtune söömaaeg. Ja, või täpsemalt temal oli. Mina ei söönud. Ja meie nüüd öösel ei söönud. Tema sõi. Võt, väljas on 10 kraadi sooja. Külba. Gaasikiirkoor oli hästi abiks nüüd, kui imetamine toimus. Ja tema on siin nüüd jälle sossust oma pesas. Siin on umbes 16-17 kraadi. Selle järgi siin väike mõõtur. Ja nii on. Nüüd läheme tagasi tudule. Preili läheb veel kuskile kondama, öiseid jalutusi tegema.
ja siis vast hommikul jälle hakkame sööma tema ees, meie järel. Või vastupidi. Jah, vast nii. Vaat nii. Hea tööd. Tere hommikust! Ja, tere. Et hommik on küll. Ma ei tea, mitmest ta meil on, aga ta vist meil teine. Meil oli üks varahommik. Kõige varasem hommik oli siis 2:30 öösel. Siis oli 5:30 hommikul meil hommik ja nüüd on juba vist 9:30. Aga nüüd see hommik jääb pidama. See hommik jääb pidama. Sa vaatad nii huvitavalt seda telki praegu. Ja uudistamine käib praegu. Uudistamine käib, palju. Jah, seis ongi nüüd selline, et vaat see laud on tegelikult hea. Siit kohe nüüd mähkimine on tehtud. Hupsti maha, saab siin kohe teha süüa. Jah, ei pea kohe välja minema, kui viitsi. Ja, on ja. Tema on ikka esimene, kes süüa saab. Jah, ja siis tema nüüd tegelikult tema nüüd on poole oma noosist kätte saanud. Teine pool siis, vahepeal siis, et see on siis üks rind, siis tuleb mähkimislaual mähkmevahetus ja siis tuleb teine rind. See on kõige parem kombo. Kui ta nõus on sellega siis, jah? Jah, muidu kui alustame kohe mähkmest, siis läheb siin väga punaseks meil see nälge. Aga jah, mis siis öelda, öö oli, kui 10 kraadi on öösel, siis on hea, kui on gaasikiirgur, et kui siin öist toitmist teed, siis on ikkagi väga vajalik. Õhtul oli ka südaööpaiku, kui me siin nüüd olime üleval, või kell 11. Siis oli ka jahe, läks kiirgur tööle. Jah. Ilmataat veel meid hoiab, on siis esmaspäev, mis ta on 8. juuni. Ja minul on siis puhkusepäev täna ja homme. Sellepärast siin mõnusamalt ongi olla, kuigi jah, see vihm tuleb peale siin. Teist tööd me vist siin eksperimenteerima ei jää, mul pole nii palju gaasi ka kaasas. Et pärast kuivatada ja soojendada ja nii edasi. Muidu on kena praegu. Vaat kui ilmataadid ei teaks, siis ei oskaks seda ette näha ju. Tänapäeval on jah, kõikpidi, ühtpidi on tore teada, teistpidi ei ole enam seda põnevust, et ei tea, mis järgmine öö toob. Pisikese hügieen on ka oluline, et 100-kraadine vesi peale aeg-ajalt ja kõiksugused lutid ja muud pudelidetailid ka vaja ära desinfitseerida. No vot, vahest on komisjoni kauplustest igasugused hääd leiud. Mina leidsin sellise Bodum Coffee and Tea. The fresh way to brew fresh. No näed. Ühesõnaga, see on siis see presskannu põhimõttel termostasse. Et väga äge asi ju. Saab kohvi ära proovida. Ja siin on meil kõtu täis. Nüüd on meil complete. Ja siis on hea ju teha akel lahti. Saab vaadata õue. Teiselt poolt. Täitsa mõnus. Selline suur elutuba, eestuba. Et siin mahub igasugu asju tegema. Ja keetma ja toimetama ja et selles mõttes tipp-topp. Siit lükkan ta siis alla. Et nii. Ega ma siit kohe jooma ei peagi, sest ma ei jõua ära oodata, kuni see siin maa jahtub. Aga siit on nüüd hea välja valada siis puhtamat produkti, mis on päris puhas. Nüüd hakkas tulema. Vaat nii. Aga kaua ta ise soojana hoiaks? Minul palju kohvi pole vaja. Preilil on siin marjatee. Siin on veidi suhkrut, mina ei pane midagi. Ja on niisama. Vaat nii. Mis siis nüüd? Mis siin ikka? Hommikused toimetused tegime pisikesega siin ringikest ja vaatasime ümbrust. Nüüd panin jälle risuka käima. Väiksed söögid, toidud. Meil on veel lihakeste. Teeme väikse grilli. Vaatame taevas. Taevas on veel hele sinine, ilus kena. Ja egas midagi, ma ei teagi.
eks ma filmin siin veel miskit, et ma pean vaatama, et see nüüd väga täispikaks Hollywoodi filmiks ka teile ei läheks, et mul on vähemalt juba tunne selline, et materjali üksjagu ühe video jaoks. Muidu ei viitsita võib-olla äragi vaadata, võib-olla ei viitsita käimagi panna, vaadatakse, et oh jummal. Kestab ju tervelt, ma ei tea, 3 tundi või tund aega, et ei hakka vaatamagi. Et siis ma seda ka pean jälgima. Eks me üldistest telkimisplaanidest on selline lugu, et kindlasti nüüd lähme veel ja veel. Vaatame, kui palju iga kuu jõuame. Ja selleks ju selline vahva telk saigi. Telk on päris äge esmamulje. Siin hakkab siis süsa valmis saama. Täna siis Preili soovis matsimokka Armeenia šašlõkki. Eile me söime ka Armeenia šašlõkki, aga see oli Coopi oma. Vot selline läheb peale. Jälle sa sööd? Jaa. No nüüd on minu korda. Ja tema korda vaadata, talle meeldib väga vaadata, kuidas mina söön. Sulle vaadata, kuidas tema sööb? Miks ma olen seda ka näinud. Võtab süles olla. Ei tahtnud siin eemal istuda beebipõrni toolis. Üksi niimoodi. Ikka süles on ju. Ikka süüdes. Joo. Nii, kell on 6:30 õhtul. Taevas on juba veidikene hallim. Mis me siis siin vahepeal tegime? Preili tegi just ühe väikse tudu. Poisikene veel magab ka üle 3 tunni juba tema seal. Ta on ilusasti vankri ümber võrke. Ja mis me siis siin tegime? Päike selline ilm oli. Võtsime päikest, sõime. Tegime risukaga. Lugesime raamatut. Tegelesime mängudega. Mängisime pisikesega, vankerdasime. Ja nii see aeg läinud on. Väga äge on see, et sääski pole nagu üldse olnud. Mina käin nüüd tihti ka hommikul mingi kella 4-5 paiku vahest väljas. Ja siis ma alati tantsin seda Iirimaa step-tantsu. Sest need sääski oli lihtsalt nii palju, aga see hommik mitte ühtegi, õhtul mitte ühtegi, praegu pole ka ühtegi. Nii et see on vägagi imeline. Oleme siin üksi. Mingisugune karavan käis korra. Ega kõike siin nüüd vahepeal ei filmiki, sest ma tean, et siin on juba materjali mul nii palju, et ei peagi enam filmima. Et mis me siis teeme? Kolistame, hakkan pakime telgi ära, sisu ära, paneme kõik autosse ära, sest täna ööseks enam ei jää. Suur vihm on tulekul. Ja ega seda siin ei näitagi detailsemalt, kui kõik on korras, siis teeme veel lõpu ühendumise. Nii, ja mis nüüd juhtus? Sekund on teie jaoks möödunud, nüüd juba mõned sekundid, aga vahepeal meil asjad nii. Auto täitus. Ja, seal, siin on vanker, kõiksugu varustus. Nii nagu tulime, nii on kõik paigas ja härral on siin mingi juba mänguasjad. Tere, härra! Hops, härral on juba müts viltu. Kõik nii nagu jõudes. Ja mul on ikka sirge. Ja kuidas see kõik nüüd siin vahepeal imekombe juhtus? No, filmitrikid, kõik ei avalda. Aga las see video nüüd lõpeb ära. Selline ta meil tuli. Kui on nüüd küsimusi, kirjutage kommentaari. Edaspidi kindlasti näitame samasid asju teiste tahkude, külgede kaudu. Ja kui oled uus, oled oodatud jälgima. Kui oled pikaajaline liige, oled oodatud toetajaliikmeks. Ja ega siin midagi. Nautigem suve ja taas kohtumiseni. Tšau! Tšau!